tere päevast, superstaarid, täna on 6. juuni 2025, see on Telegrami Facebook Live. Tere hommikust! Niimoodi. Meil nagu sellised raputavaid uudiseid täna pole, aga nädala jooksul on päris palju toimunud. Selles suhtes, et kui sa ole nagu üldse kursis, siis need võivad olla päris retsid, aga kui sa oled nagu harjunud, mis nagu toimub, siis see ei ole üldse rets. Et siin nädalapäevad tagasi oli ju siuke olukord, et FDA, see on nüüd see USA's toidu ja mis iganes meditsiini see värk, no see, kus on kõik rõõmsad, et see Robert F. Kennedy on seal. See nüüd kiitis heaks uue Moderna vaktsiini, COVID-19 vaktsiini. Et see asi on nagu täiesti jabur. Selles suhtes, et see RFK rääkis kogu aeg, no kõik teavad seda lugu, et ta on vaktsiinide vastane, siis kui ta hakkas sinna kandideerima, siis ta hakkas rääkima viimases otsas, et ta loppis vaktsiinide poolt ja et kõik need koroonavaktsiinid, mis Trump tegi, et see kõik oli ülikõva, see oli erakordne saavutus, eks ju. Ja siis kõik need RFK, need fännid, need ütlesid, et ta peab seda juttu rääkima selle jaoks, et ta pääseks sinna valitsusse nagu. Nii, nüüd on seal 3 või 4 kuud olnud, kõik läheb täpselt samamoodi edasi, nagu oli selle eelmise, kes iganes seal oli, Fauci või see mingi, vahet ei ole, see pole üldse oluline. Ehk siis nüüd võeti uus Moderna 19, COVID-19 vaktsiin vastu ning kõik on nagu ülikõva, eks ju, ja sellest nagu ei räägita. Ja tegelikult teine asi, mis nagu täpselt üks päev hiljem tuli uudis on see, et Trumpi valitsus sõlmis kokkuleppe Palantir ettevõttega, mida juhib Peter Thiel ning nad hakkavad looma AI süsteemi, mis ühendab kõik kodanike, kõik andmed, mis üldse digitaalselt on võimalik ühendada ning nad hakkavad neid jagama kõikide ühesõnaga sul on nagu Terviseamet ja mingisugune muu amet ja nii edasi, kõik valitsuste nende organisatsioonide vahel. Ehk siis see on nagu absoluutne kontroll, mida hetkel luuakse. Ning kõik need, kes valisid ja rõõmustasid seal oma kuldajastu ja selle RFK ja selle Trumpi osas, neid see teema nagu ei huvita, nagu pigistavad silma kinni, kõik ülikõva. However, mis neid huvitab on see, et täpselt samal ajal tegi see Trump, ehk siis oranž mees tegi postituse oma selles konspiratardia platvormile Truth Social, et Biden on kloon. Ehk siis nagu see 5-aastase taseme, ütles, et täiesti jabur teema. See huvitab neid kõiki, neid Trumpi valijaid, RFK valijaid ja fänne, aga see, mis päriselt toimub, see ei huvita nagu. Et me elamegi nagu selles NPC maailmas, et ma isegi ei tea, kas nagu naerda või rõõmustada või nutta või kõik on nagu reaalselt, come on, nagu, mis siin toimub? No toimub see, et inimesed on kaotanud kontakti. Jaa, et siin ei ole üldse vahet, selles me oleme rääkinud algusest peale, et seal ei ole vahet, kes sa valid liberaali või konservatiivi, aga nüüd on niimoodi, et kõik, kes on natukenegi teemaga kursis, nad näevad, et sellel ei ole reaalselt mitte mingit vahet, milline seltskond on ta konservatiiv või liberaal, on seal kas Eestis troonil või USA's troonil või kus iganes troonil, kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Ning kriitilised teemad, kriitilised küsimused on need, mis massi ei huvita. Ma tahan natuke rebida veel ühe augu. Nimelt on olemas, meil on podcastis ka käinud Mike Kalamus nagu. Tema kuidagi moodi seotud selle eesti.com portaaliga. Need panid üles artikli, et viirused on olemas. Nad tegid nagu pigem mõnitava artikli nendest, kes ei usu viirustesse. Vaata, point on selles, et asi ei ole selles, kas me usume või mitte, vaid asi on ainult asitõenditest ja neid pole. Me oleme ütlesin nüüd 5 aastat, mitte ainult meie, kõik meie sugused. Viirusi pole olemas, see jänesujurg on väga sügav, kogu viroloogia on täielik pseudoteadus ja nüüd see seltskond, kes on nimetab Eesti eest ja kuidagi moodi vabadus ja blablabla, nad teevad nagu selle mõnitava artikli, eks tegelikult nad ei ole grammigi kaugemale jõudnud sealt, kus põhimõtteliselt on nagu Karmen Joller. Et nagu hakkangi mõtlema, et mis on kõikide nende nii-öelda vabadusvõitlejate ja nende portaalide eesmärk, kui sa reaalselt ei usu, kui sa reaalselt ei uuri teemat ning sa pigem aitad nagu müüa seda propagandat. Ja sama kehtib ka seal veel mingi faktivalgus on mingisugune idioodi portaal. Sorry, Steven. Reaalselt, kui sa lähed sellele lehele, praktiliselt kõik on hirmu uudised. Lisaks seal on need tuumarelvad, eks ju. Ehk siis
need, kes justkui nagu levitavad enda arust tõde või mingi truth movement või midagi sellist, nad tegelikult müüvad kõik seda sama propagandat, mis tuleb tegelikult Postimehest, lihtsalt teise nurga alt nagu. Et on täitsa sõnatu kohati nagu. No jah, eks igaühel on see oma vaatenurk ja mille kaudu ta soovib inimesi äratada. Nii lihtsalt on. Ja, aga siin erinevus, kas sa äratad või hirmutad või manipuleerid. Et kõik need, kes räägid oma, et viirused on päriselt olemas, neil pole mitte ühtegi tõestust selle kohta ja neid ei huvita kõik need uuringud ja analüüsid, mis on teinud teine vastaspool. Ja need, kes müüvad oma tuumarelvi, ma olen saatnud neid artikleid korduvalt. Näe, uuri, tõeta ära uurigi. Loe lihtsalt, me oleme juba kõik uurimustöö ära teinud. Tuumarelvad on hoax, täielik pettus, samamoodi nagu 9/11, samamoodi nagu Kuubel käimine. Ei huvita, ta on täiesti pohhu, nagu ma polekski meili saatnud, nagu seda vestlust poleks mitte kunagi olnud. Täiesti ausalt paneb uue artikli üles tuumarelvadest. Kohe Putin ründab. Tegelikult ma ütlen ühe lause veel. See, et Putin vallutab Euroopa, see nagu see, mida loobitakse igal pool, see on uus Iraagil massihävitusrelvad. See slogan on täpselt see uus nagu. On ju? No loogika on sama, jah. Nii, Urve küsib, kas te aitaksite protestida Tartusse paigutatavate võõrvangide vastu? Ma ei tea midagi. No jaa, see võõrvangid siin on, vaata hell nagu. Ei ole veel. Justiitsministeerium teeb mingisugust plaani seal, et tuua, kuna Rootsis on liiga vähe vanglakohti ja seal on väga palju kuritegevust. Et siis Rootsi vange tuua Tartu vanglasse, kus on väga palju ruumi, sest Eestis on kuritegevus vähenenud kogu aeg. Ja siis nad soovivad siia tuua neid Rootsi vange, täpsemalt siis mõrvareid ja vägistajaid. Õige koht, kuhu tuua, loomulikult. Ja siis selle jaoks siis peaks Tartu vanglasse palkama lisaks 500 töötajat. 500, palju neid vangi siia tuuakse siis? No ega seal vahetustega inimesed töötavad, on ju. Oota, Tartu vangla, me oleme seal käinud mingi põhjusel või me oleme sealt mööda sõitnud, sest see on linna külje all kuskil. Jah. Ma olen mingi mälestus, ühesõnaga see hoone, kui sinna panna 500 inimest sisse, siis see tunduks nagu üks reiv. Kuhu on paned 500 tegelast? Aga me isegi vahetustega nagu. Jaa, no igal juhul point on sellest lihtsalt, et Eesti teeniks selle pealt hästi palju, aga siin tulevadki mängu igasugused muud moraalsed, eetilised, turvalisuse küsimused on ju, et miks me peaksime välismaalt tooma endale juurde selliseid kurjategijaid. Ja küsimus, kas me aitaksime selle vastu protestida? Loomulikult tähendab protest selles suhtes, et me ei ole kindlasti selle poolt, et need vangid siia tuleks. Me kindlasti aitame infot levitada, kui keegi soovib selle vastu protestida. Ise meeleavaldust korraldada praegust hetkel lihtsalt... Me tunneme, et me oleme neid meeleavaldusi piisavalt teinud. Et kui sa soovid korraldada, siis loomulikult me aitame seda infot levitada selles suhtes, et kas me aitame protestida, jah, me aitame. Aga me ise ei hakka seda korraldama. Mina oleks rohkem seda meelt, et kõik, kes on vangid, kokkuvõttes on nii, et vangla ei lahenda seda probleemi, mis iganes põhjusel, kui kurjategija sinna vangi pannakse. Nüüd räägime ainult nendest, kes on nagu päriselt kurjategijad, mitte need, kes on võib-olla süüdi lavastatud. Need, kes on päriselt kurjategijad, kui nüüd ta panna vangi, siis see üldjuhul ei tee temast normaalset inimest, see ei tee olukorda paremaks. Ilmselt kõik on sellega kursis. Need, kes sinna vangla raja peale lähevad, nad üldiselt sinna jäävad. Et mina olen rohkem huvitatud sellest, et kuidas teha nii, et vanglaid ei oleks üldse vaja. See on nagu juba täiesti next level, aga üks põhjus, et sinna jõuda, oleks vaja tõsta teadlikkust. Me peaksime tegema seenetrippe, kõik kaasa arvatud vangid, kaasa arvatud vangla töötajad, kõik valitsused. No Mehhikos ju tehti seda, et vangidele anti aiat ja vaskat. See toimis väga hästi. Kõik valitsuse, kõik ministrid, kõik Riigikogu, kõik need seltskond, kõik peaksid tegema seeni ja LSD-d ja kui nad ei julge seda teha, siis ma arvan, et nad ei sobi oma tööd üldse tegema. Et see on väga vastutustundlik töö, vastutusrikas töö, mis nõuab visionääri siis siukest mentaliteeti või siukest omadust. Ja sellest üks väga suur osa on kindlasti psühhedeelikumidega trippimine ja suurema pildi haldamine. Ma arvan, et siin ei pea tingimata asi olema psühhedeelikumides, vaid lihtsalt muutunud teadvuse seisund. Kui sa oled pidevalt ühes ja samas teadvuse seisundis, sul ongi väga keeruline näha teisi vaatenurki. Muutunud teadvuse seisundit saab esile kutsuda ka erinevate teistsuguste meetoditega, nagu näiteks erinevad hingamispraktikad või mingisugune väga
selline väga hea või väga halb sündmus. nii, vaata, mis asi, mis muutus teadvusseisund sellel mehel siin on? Sa näitad mulle Elon Muski. Mulle tundub, et ta sealt tripib. jaa, et ta on selle oranži mehe kõrval. Ta on siis sisse zoomitud, aga mis aine all ta on nagu, kui sa seda vaatad? See ei ole M nagu? Ei, see M ei ole, see on Mart, see on seen. See võib olla seen, see võib olla hellekas. See võib ketamiin ka olla. Jaa. Ühesõnaga, ma saadan sulle postituse sinna inimestele, kes meil hetkel laivis, pärast paneme sinna järelvaatamisse ka selle, aga Ilon siin on ilmselgelt... Alkohol see on nagu... Ei, kindlasti ei olnud alkohol. Ilon on väga korraliku paugu all. Et ma arvan, et tulles nüüd tagasi selle vangla teema juurde, tähendab, et see, et üldse laual on siuke värk, et toome vangid siia, kes iganes selle välja mõtles, see on täielik debiilik nagu see seltskond või see inimene või see ministeerium, need tuleks päevapealt kõik laiali saata ja eluks ajaks igasugune valitsuse juhtimise keeld, et hetkel me oleme üldse Eesti riigiga üks olukorras, kus me peaksime kulusi vähendama, ma saan aru, et tulusi on vaja ka suurendada, aga vangide pealt, no sama hästi võiks hakata siis avalikult kokaiini müüma ju, selles suhtes, et Same but different, jah. On ju tegelikult, selles suhtes, et kui Reformierakond avalikult teeb, suhteliselt avalikult teeb kokaiini, eks ju, et ma julgen öelda, et siin Tallinnas kõik enamus, kes nende ilusate autoga ringi sõidavad, enamus on rohkem... Sa ei saa nii öelda, Hando. No ütleme pooled. Ühesõnaga, kokaiin on niivõrd tavaline narkootikum tänapäeval, et reaalselt, kui on tulu vaja, hakake müüma seda reaalselt riigi tasandil, no. Nali naljaks, eks ju, aga jaa, see vanglavärk on ikka väga hull selles suhtes, et mingi hetk nad lased neid vangisi natuke linna peale laiali ju. Noh, siis tõuseb siin kuritegevus, eks ju. Loomulikult aitame protestida kuidagi moodi, aga siis ma mingi plakatitega sinna kindlasti minema ei hakka. Nii, Merle Martinson ütleb, igale grupile on oma ärataja, see ärataja räägib selle grupi keeles. Me olemegi väga erinevad siin planeedil ning erinev keel on oluline. Paljudes inimestes on tohutu hirm sees ja nad otsivad seda, kes hirmu keeles räägib. Ma oleks õnnelik, kui inimene märkaks seda ning teeks oma alateadvuse korda. Aitäh, Merle, selle kommentaari eest, ma olen sinuga täielikult nõus. Jaa, aga vaata, hirm ongi üldiselt, on kõik sellest, et inimesed vaatavad telekut ja vaatavad uudiseid. Mingi hirm tuleb lapsepõlvest, aga see, et inimesed kütavad seda vabal valikul iga päev, iga õhtu peale, kusjuures põhiteemalt see, et see on õhtul 9 ajal on see see idiootsus, eks ju. See on vahetult enne magama minekut, ehk siis täpselt seal hakkad juba teeta lainele minema ja siis tõmbad seda lollust peale. Et see kõik on väga rets nagu. Alar ütleb, kirjutatud seadused tuleb kaotada, siis kaovad ka vanglad. Et selles suhtes see on nagu oluline küsimus selles suhtes, et mingi kuritegevus on ilmselgelt siin on, eks ju, et justkui natuke oleks nagu vanglaid vaja. Me peame mitte sellisel kujul. Jah, aga noh, see on probleem, mis vajab lahendust, aga on fakt, et vanglatega seda probleemi ära ei lahendata, et siin ongi nüüd see, et me peaksime nüüd jõudma sinna, et kõik need teemad on reaalselt avalikus diskussioonis, eks ju. Mitte see, et kuidas saada raha juurde vanglatele, vaid kuidas see probleem ära lahendada. Et ma toon kõige lihtsama näite. Hea firmajuht on selline, kes mõtleb, kui tal on erinevad kulud ja erinevad probleemid, siis tema läheb niimoodi, et ta tahab selle probleemi ära lahendada igaveseks. Ma toon väga lihtsa näite. Kui sul on, sa toodad midagi ja kuskilt tekib tolm ja sa pead nüüd palkama koristaja või midagi sellist, siis hea firmajuht nuputab nii kaua välja, et see tegevus jõuab sellisesse kohta, kus seda tolmu enam ei teki või mingisugust rämpsu. Et ta kogu aeg fine-tunib seda mehhanismi ja kõiki neid asju seal, et see probleem oleks ära lahendatud igaveseks, sest praegu niimoodi, et riik, kõik põhimõtteliselt, millega ta üldse tegeleb, on kogu aeg probleem, plaaster. Sama puudutab kõiki neid nii-öelda geopoliitilisi konflikte ja sõdas ja värke. Kui sa lähed sellise nagu, ühesõnaga küsimus väga lihtne. Kas on ajaloost ette näidata ühte ainsatki näidet, et sõjavägi või kaitsevägi, ühesõnaga kõik need rohelised ja laigulised ja tangid ja püssid, et selle seltskonnaga on esialgne probleem ära lahendatud. Ajaloost on 0 näidet. Sõda on kestnud üle 100 aasta.
ja nüüd ongi see, et kui võtame selle nii-öelda Ukraina sõja ja selle Putini hirmu blablabla, et me peaksime minema kõik kaitseväkke. Nüüd küsimus on väga lihtne. Oletame, et tuleks päris sõda. Oletame, et siin on mingid, ma ei tea, 10 000, 100 000 eestlased on kõik nagu sõdivad seal, eks ju. Mida küll mitte kunagi ei juhtu, sest sõda ise on hoax. Aga oletame, et see oleks niimoodi. Siis küsimus on selline, et kui oletame, vahet pole, kumbat pidi, kes see sõja ära võidab, eks ju. Oletame, Eesti võidab või Venemaa võidab, pole oluline. Küsimus on selles, teeme veel lihtsamaks. Oletame, et Eesti võidab ära sõja. Nüüd on väga lihtne küsimus. Kas on võimalik, et teoorias kunagi tulevikus tuleb uus sõda? Kui vastus on jah, siis on see igasugune sõjapidamine täiesti mõttetu, kogu kaitsevägi mõttetu, sõjavägi mõttetu, sellepärast, et ei lahenda ära esialgset probleemi. No ja siis jänesurg lähebki sinna, et siin on sõjatööstuskompleks, kõiki riiki juhitakse ühes samast kohast, eks ju. Kui kaua me tahame seda jama teha? Nii, Merle kirjutab, Rootsi leidis odava variandi veits üle 8000 euro ühe isiku eest, 30 miljonit ettemaksu. Seni, kuni neid ei lasta meie ühiskonnas vabaks, ei juhtu midagi, aga meil tehakse asju kahtlaselt kuidagi alati. Samuti sooviks näha, kuhu täpselt see raha suunatakse. Kuidas rahvas siis sellest päriselt kasu saab? Üldjuhul läheb taskusse, mitte rahvale. Jaa, tegelikult siin vaata, kes on ilmselt paljud on kursis, meil 6 aja pärast läheb LHV paneb meie kontod kinni. Me siin tegeleme uue lahendusega. Et LHV, mina soovin, et te paneksite Maksuameti kontod kinni, sellepärast, et me ei tea, kuhu see raha läheb. Nii, Marika kirjutab, seoses nende vangidega tegelikult mul küsimus. Neil on ju ka inimõigused ja lähedased tahavad neid näha ja nemad tahavad lähedasi näha. Kas need lähedased siis ka tulevad Eestisse? Jaa, kui nad on seal veel aga siis nad flipivad selle nii, et aga see on ju vanglaturism, mõtle, kui palju siis Tartusse tuleb turiste, kes kõik seal mingi ööbivad ja käivad söömas ja... Ja siis lõpuks küsimus, aga mis asi see Eesti on, Eesti kultuur, siis see on kord aastas see laulmine seal, eks ju. Laulad ära ja siis ajad pohhu jälle kõik vangid siia ja kõik läheb nagu täis lappesse, eks ju. Jah. Üldiselt ma täna lugesin väga toredat intervjuud. See ilmus Postimehes, kus siis oli intervjuu Ene-Liis Semperiga, kunstniku ja lavastajaga. Ja siis hästi pikk intervjuu, seal ta läheb siis aga selliste vaimsete teemade juurde. Ütleb üldse, et tema arvates meil on kõige suurem selline vaimne kriis, et kui inimesed tegelikult enda sees neid hirme ja üldse mingisuguseid selguseid, segadust ära ei lahenda, siis inimese enda sees ei tekigi selgust ja nii ei saa ka ühiskonnas tekkida. Ta toob välja siis, et Baalil näiteks on üks selline püha, mille ajal 24 tundi järjest on kõik asjad kinni ja inimesed on toas. Ja ta ütles, ta tahtis minna seda fenomeni vaatama. Sinna koha peale läkski ja oligi niimoodi, et 24 tundi isegi igal pool on täielik vaikus. Ja ka kõikidele turistidele saadetakse välja teada, et nii, nüüd täna hommikul 6 nagu homme hommikul 6 on siseruumides ja täielik vaikus. Kas isegi uudiseid ei kuulata või? Jah. Kõik on kodus nagu, keegi ei tööta. Ütles, et see oli nii lahe nagu siuke reset, nagu äge on kogeda seda, et tegelikult ka Eesti on nii väike, et meil võiks olla selline asi. Ja siis ta toob üldse välja, et selleks üldse, et vaata tänapäeva kogu see infomaailm on nii kurnav lastele ja noortele, et ütleb, et noored tegelikult üldse ei saa arugi, mida peaks tegema või mis neist saab või mis on selle elu mõte, sest et neil ei ole seda kohta, seda punkti, kuhu peale sõrme panna, sest kõik on nii palju. Ja ta ütles, et Eesti võiks tegelikult teha sellise asja, et kui mormoonid ei saa siis täiskasvanuks saada ilma selleta, et nad lähevad 9 aastaks missioonitööle, on ju, siin Eestis ka nad käivad, eks ukselt uksele rääkimas piiblist, siis Eestis võiks teha niimoodi, et peale keskkooli lõppu noortel on kohustuslik veeta 1 aasta looduses. Kuidas siis välja näeks? See lihtsalt ta käis välja selle idee. Töötavad farmis nagu, Eestis ei ole farmi ju? No mis iganes, kuskil metsas või mis iganes. See, et sa oled 1 aasta looduses. No selle võiks sõjaväe vastu välja vahetada. Absoluutselt. Mõtlen, et sa ju õpid seal absoluutselt iseseisvust ja ta ütles, et see on eriti vajalik just selleks, et inimesel tekiks enesekindlus.
et see ei saagi nagu mingisugusel loomulikul viisil välja kujuneda, sest inimene kogu aeg otsib mingit valideerimist kuskilt väljaspoolt. Jaa, aga vaata Üliäge idee, mulle see väga meeldis. vaikusega on nii, et inimesed kardavad vaikust. Meil on üks sõber, tean, mul oli ühe sõbra. Vabandust, ma korra ütlen ühe asja veel. Et ta ütles, et riik võiks igal kevadel välja kuulutada eriolukord tähendaks seda, et terve maikuu Eesti on kinni, aga inimesed on kohustatud olema looduses. Mis mõttes kinni, nagu riigi piir on kinni või? Nagu see, et ei ole nagu sellist sagimist, töötamist, kooli, mitte midagi, et inimesed on kohustatud olema looduses. Ööklubid on lahti või? No ma ei tea, see lihtsalt nagu see, et see on nagu puhkusekuu. See, et sa veedad võimalikult palju aega looduses. No maikuu oli päris külm veel, sest kliima soojenemine on. Jaa, aga väljas on ilus, kõik tärkab, saad aru, see energia, mis looduses on maikuus, see on kõige retsim üldse. Ja, seda küll. Meil on üks sõber, tunnistas mulle paar aastat tagasi, et ta võtab neid antideprekaid nagu. Siis ma küsisin, et miks sa nagu lihtsamad, või ise ei saanud nagu hakkama, ta ütles, et peas on nii suur müra. Ma küsin, kas sa oled mediteerida proovinud, ta ütles, et ta hakkas hulluks minema. Et kui ta pani kõik kinni nagu, see vaikus ütles, et see oli välja kannatamata vaikus nagu. Ja see ongi see teema, et inimesed ei oska olla ise endaga looduses. Ja siin just Ene-Liis Semper ütles ka, et see küsis, et kas sa siis peaksid mediteerima. Ta ütles ei, et mine parem mere äärde, et see on palju parem kui meditatsioon. Ja, lihtsalt mine jaluta ilma telefonita. Kuskil, see oli enne koroonat, ütleme, 6, 7, võib-olla 8 aastat tagasi, me tahtsime teha seal kaubanduskeskustes reklaami, vaata seal, kui sa oled kaubanduskeskus, siis mingi raadio mängib ja mingid rõvedad, väga tüütud reklaamid on seal. Mind isiklikult ajavad need reklaamid veel eriti närvi, sellepärast, et nad on valjemad kui see muusika, mis seal muidu on. Ja see minu jaoks on see, ütleme, lähed Prismasse või sellepärast, see, mis see tuleb kõlaritesse, on tõesti kohutav. Sellepärast, kui te mind näete mõnes poes, mul alati kõrvaklapid peas, ma kuulan mingit enda muusikat või mingit podcasti. Aga me tahtsime selle reklaamiga seal seoses, me tahtsime, Siseraadion selle nimi, me tahtsime teha siukse kampaania, et see, mis sealt kõlarist tuleks, oleks siuke lause. Lugupeetud daamid ja härrad, Telegram soovib teile vaikust. Et me soovisime teha reklaami, et ütleme selle lause ära ja siis on mingisugune 5 või 10 sekundit vaikust järel. Ning see, kes juhtis, või ühesõnaga siis see vastus tuli meile, et me ei saa sellist reklaami lubada, et inimesed läheksid hirmule. See oligi vastus. Nad ei olnud nõus siukest asja, mis minu meelest on nagu kõige parem asi, mida sealt enam üldse soovida saaks nagu. See ei sobinud. Jah, lihtsalt tahtsime teha, et Telegram soovib sulle vaikust. See ütlesid ei. See on täiesti jabur, kus me elame. Aga okei, kuule, selle Donald Trumpiga siin on üks väga retsa asi, mida ta nüüd veel teeb. Nii. Vaata, nagu ma alguses rääkisin, on see, et ta koondab kõik inimeste andmed ja hakkab jagama kõikide valitsusasutuste vahel. Ehk siis see on kõige ehedam näide sellest, kuidas ehitatakse kontrollsüsteemi ja sotsiaalkrediidisüsteemi. Ehk siis nagu põhiliselt täpselt sama, mis Hiina. Kõik sinu jäljed, kõik, mis sa peaaegu kuni sinnamaani välja, mis sa mõtled enam vähem, eks ju. Kõik, mis sa teed, kõik on näha, eks ju. Ja selle järgi saab dikteerida, kas sa tea inimene või mitte, eks ju. Seda hakkab dikteerima AI. AI hakkab otsustama, kas inimene on hea. Ning sellega seoses on nüüd laual on veel üks asi, Bill on siis seadusandlus või seaduseelnõu, millega ta tahab teha niimoodi, et ta keelab kõikidel osariikidel järgmiseks 10 aastaks reguleerida AI-d. Ehk siis osariigid ei tohi nagu enda siseselt AI-ga nagu teha, see on nagu see eesmärk, et siis saaks tema see Palantir firma saaks nagu kogu riiki nagu monopol, eks ju, täielik diktaator. Ja see on nagu 10 aastat, vaata, ja nähes, kui kiiresti AI areneb, siis 10 aasta pärast, siis on juba kõik. Ütleme, et kui 10 aasta pärast saab osariik, saab tagasi oma õiguse AI-ga midagi teha, noh. Siis inimesed on nii retsis AI sõltuvuses, et nad võitlevad su vastu, et sa midagi ei teeks. Ja, et see on nagu julm, mis kontrolli ühiskonda ehitatakse ning põhimõtteliselt see sama tuleb ka Eestisse. Hetkel mina arvan küll, ma ei ole nagu see doomsday tüüp, aga nagu nähes, kuidas inimestele täiesti pohhu ja kõige rohkem pohhu on nendel vendadel, kes seda Trumpi valisid nagu. No see jah, ma ei kujuta ette, mis siit välja saab tulla nagu.
Niimoodi Riina kirjutab. Hirmutamine on üks suur stressor, mis hävitab inimese otsmiku piirkonna aju, mis peaks meie ürgaju pidurdama ja mitte laskma ärevust prevalveeruma. Mida rohkem stressi, seda rohkem ärevust ja füüsilisi kaebusi ja muutusi analüüsides, kuhu meditsiin siis plaastri peale paneb. Jep. Mina olen saanud ärevust vähemaks, ühesõnaga sport aitab, eks ju, aga väga hästi aitab ka see, kui sa ei tarbi alkoholi. Et sest ma olen terve elu on and off vaikselt nagu siin napsutanud, eriti talvel mul mingid joogid aeg-ajalt ees olnud. Aga praegu niimoodi, et ma ei ole kuskil 3 nädalat joonud isegi ühte klaasi veini või õlle, mitte midagi, 0 täiesti. Ja uni on läinud kohe palju paremaks. Et kui sul on unehäired, katseta niimoodi, et sa lähed nagu 0 algsi peale. Ma ei suitseta ka praegu, kui ma teen savu ja sükst värki. Et kaine peaga on nagu päris hea, nagu, et seda ärevust on kindlasti vähemaks. Kui suures ma tean, et paljud joovad selle pärast, et ärevust maandada nagu, et siis saaks kuidagi magama, aga isegi kui sa saad nagu korra magama, siis sa ei saa seda sügavat tunde, eks ju. Külla kirjutab. Jaa, olen kordades kirjutanud Selverile, palun 1 korda nädalas 20 minutit vaikust poes. Käiksin siis oma oste tegemas. Müra ja reklaami hullus segab väga. Tegelikult ongi see, et sa peaksid seda kirjutama sinna, mis selle firma nimi oli? No siseraadio. Siseraadio, sest et siseraadio tegelikult pakub seda teenust kõikidele poodidele. Ei, no aga see on ikkagi ilmselt poodide ühine mingisugune konsortsium, sest et poe enda reklaamid on seal, ma arvan, et kõik poed saavad ise raha selle pealt, et see reklaam seal jookseks. See on tõesti väga rõve. Kui sa lähed kallimasse poodi nagu Stockmann, siis seal seda ei ole. Seal on võib-olla vahel mingi tõesti oluline teadane, et kellegi parkimisnumber on ära kaotatud või nii. Aga mida odavamasse poodi lähed, seda rõvedam see muusika seal on üldiselt nagu. Nii, Raivo kirjutab, müra ja hääled peas on rämpsöögist, mis on minu arvamuse põhjal kodeeritud ja selle kaudu saab inimesi mõjutada. Nende meelsus suunata. Sellele aitavad kaasa ka sees pesitsevad parasiidid ja ennekõike ajus elavad seened ja nende mutantvormid, kellel on kõrge ühisteadvus ja võime mõtteid mõjutada. Ja, siis peab tegema maksapuhastust. Merle kirjutab, ma olen aasta algusest Hiina isikute asju kuulanud ja avastanud, et ma olen täiega lääne meedia poolt aju pestud, sest sisuliselt asjad, mis öeldakse, mis Hiinas on hoopis, mis Hiinas on, need on hoopis läänes endas. Hiina inimene elab super hästi ja seda püütakse varjata, et lääne ühiskond kontrolli all hoida. No väga huvitav. Marika kirjutab, ma ikka naeran, et ma imestan, et suudan olla praeguses maailmas kaine peaga ehk teissõnu. Kui aus olla, siis ma mõistan neid, kes oma aju pehmendavad. Ehk on vist kergem karjuvat reaalsust vaadata. Jah. Niki kirjutab, ma pole kunagi joonud ja magan 12 tundi. Wow. Aga ei ole siis MDMA-d ka teinud ja seeni ja LSD-d? Ma ei tea. Nii, kas meil oli midagi veel? See on ju põhiuudis, see psühhopaat tegutseb jälle. See Karmen Joller tahab nüüd jälle teha selle, et Sotsiaalministeeriumi plaan lubaks koolilapsi vanemate loeta vaktsineerida. Et see sama asi tegelikult oli ka 2022. aasta lõpus, siis kui veel koroonakriis möllas. Koroonapettus. Arvati, et see on hea aeg sellise asja läbisurumiseks, sest et üldiselt inimesed olid väga, siis palju pooled või üle poolte olid siis väga suures vaktsineerimisvaimustuses. Aga ei läinud läbi sellepärast, et erinevad lapsevanemaid koondavad ühendused, sealhulgas Eesti Lastevanemate Liit, tegid ühispöördumise, et kui seaduslik esindaja keeldub, siis kooliõde ei tohi alaealist õpilast vaktsineerida. Ja tol korral siis seaduse muudatus pandi sahtlisse ja nüüd loomulikult sotsiaalministriks saanud Karmen Joller võttis selle eelnõu sahtlist välja ja püüab siis seda sinna NETS-i sisse suruda. NETS ehk siis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. See on nii rets, et see Joller on mingi minister, aga see on ju täielik idiokraatia. See on täiesti ebareaalne, et ta oma minister on.
sest et siis, kui ta veel ei olnud ka Riigikogus, kui ta oli lihtsalt perearst ja käis koolides siis vaktsineerimisest rääkimas koroona ajal, olles ise vaktsineerimiskampaania reklaamnägu, mis tegelikult on arstieetika koodeksi vastane, seal on välja toodud, et arst ei tohi osaneda ravimireklaamis. Aga see selleks, tema siis käis koolides ja vanglaplaneedile üks lapsevanem siis lekitas selle faili, kus Karmen Joller ütleb, et jaa, et sa ei pea, et sa võid teha nii, nagu sa tahad, et sa ei pea oma ema-isa luba küsima selleks, et ennast vaktsineerida. Kui nüüd rääkida sellest, et vaktsineerimisvabadusest, mis Eestis ju kehtib, siis tegelikult igasugune ravimite manustamine, süstimine ja muul viisil kasutamine peaks toimuma teadliku nõusoleku alusel, ehk siis, et sa oled teadlik kõigest, mida see siis aine, mida sa enda kehasse paned, võib kaasa tuua, nii positiivsetest kui negatiivsetest külgedest, et siin on nüüd jällegi see põhiteema. Kas nüüd laps siis teab seda kõike? Ja lisaks sellele, kui lapsega midagi juhtub, siis ju lapse eest vastutab lapsevanem. Selle eest ei vastuta kooliõde, selle eest ei vastuta riik, selle eest ei vastuta ammugi mitte Karmen Joller. Et kuidas, see on kõik täiesti ajuvaba ja... Et see vaktsineerimispropaganda, mis nüüd jälle tuleb tänu sellele psühhopaadile seal, see on nüüd järjekordne nagu signaal nii-öelda, kuidas öelda, nendele, kes saavad aru paremini, mis siin nagu tegelikult toimub, et sa pead vaatama sisse, viirusi pole olemas jänesurgu. Sest kui sa saad aru, et viirusi pole olemas, lendavad kõik vaktsiinid igaveseks prügikasti. Viimane kui üks, mitte ühte ainsatki vaktsiini pole mitte kunagi vaja. See on nüüd jälle see asi, mis tuleb öelda, et kõik asjad, see kõik tekib su keha siseselt. Ongi, jaa. See ei ole see, et sa nakkad. Et sa kuskilt kellegi käest saad. See on enda keha seest tulevad kõik haigused. Nagu. See on ka lihtsalt energeetiline tase, kui sa langed kuskile sinna hirmuauku, nagu koroonaga langeti, siis su keha võtabki selle hirmuenergia endasse ja see koht su kehas vallandub siis. Me tegime ju see Alex Sack tegi AI-ga suure nagu vestluse ning AI arvutas välja, et kui see, et viirusi pole olemas, jõuaks massidesse, see kukutaks kokku kogu farmaatsiatööstuse üle maailma ning ta arvutas välja hinnanguliseks kahjuks farmaatsiale kuskil 2–5 triljonit $. Ning ma arvan, et isegi Eestis, ma arvan, et kui sa tahad kulusi kokku hoida, siis arvuta välja, et viirusi pole olemas ning ma arvan, et see Terviseametis, ma arvan, et 10, kui mitte 100 miljonit nagu reaalselt nagu saaks kokku hoida kohe. No seda see Ene-Liis Semper tõi ka seal siis, kui teda intervjueeriti välja, et kui maikuu oleks nii-öelda puhkusekuu, kus inimesed peavad olema looduses, see tooks riigile tohutu kokkuhoiu tervisekuludelt. Nii, Niki ütleb, et ta ei ole proovinud neid erinevaid tähestikutähti. No minu lemmik on... Ando, see ei ole oluline, on ju? Nii, Merle ütleb, tema ei kuule poes neid asju, sest ta vist lapsevanemana oskab kõik häirivad helid välja lülitada. Oi, nüüd sa edaspidi kuuled. Raido ütleb, Austraalias ei saa lastetoetust ega lasteaiatoetust, kui sa pole vastavat vaktsiinipassile kõiki väkse teinud oma lapsele. Jah, nii on, aga kusjuures see ei ole seal kogu aeg nii olnud, sest et minu meelest selline asi viidi seal siis alles umbes 10–15 aastat tagasi. No ma usun, et Joller tahaks kindlasti siin ka seda rakendada. No jah, siis ongi see, et see Eestis siiski hetkel veel kehtib see, et on olemas vaktsineerimisvabadus. Tahaks väga, et selline asi jääks kehtima ja kui me vaatame nüüd seda, et miks üldse, kuidas on võimalik, et jälle see seaduse muudatus võeti sealt sahtlist välja, mille vastu juba lapsevanemad võitlesid ja mis juba 2022 aasta lõpus pandi sahtlisse, siis see on ju võimalik tänu sellele, et Karmen Joller, et neid inimesi, kes jõustasid seda väga invasiivset koroonapoliitikat, ei ole võetud vastutusele. Ainult tänu sellele on jälle see seaduse muudatus laual. Absoluutselt. Et siin jälle see, et nagu ma alguses rääkisin, et kuidas nagu kõva see firmajuht nagu teeks, kuidas tark firmajuht teeks, ta
likvideeriks probleemi igaveseks. Ma olen algusest peale rääkinud koroonapettuse puhul. Meie ülesanne inimkonnana on garanteerida, ehk siis luua ühiskond või süsteem, mis oleks selline, et see, mis juhtus koroonapettusega, et see ei saaks mitte kunagi uuesti korduda. See peaks olema meie ülesanne. Et seda teha, tuleks võtta kõik need tüübid vastutusele ja isegi kui nad on vastutusele võetud, tuleks laiali saata igasugune parlamentaarne süsteem. See on vaja täiesti uut süsteemi. Sest isegi kui sa võtad nad praegu vastutusele ja siis umbes lähed uue hurraaga edasi, siis on mingi üks põlvkond, kus on jälle kõik täiesti korrumpeerunud ja kõik läheb samamoodi edasi. Et meil on vaja võtta riigi juhtimisest ära igasugune bürokraatia, onupoja poliitika, igasugused hüved, et see peaks olema niimoodi, et inimesed, kes seal on, et nendel puudub võimalus isikliku kasu jaoks. Ehk siis need inimesed, kes seal juhivad. Ning see süsteem peaks olema selline, et kui nüüd oletame, et seal on need 100 inimest, kes täna on seal Riigikogus, eks ju. See süsteem peaks olema selline, et kui kas või üks inimene sellest 100 tunneb, et fuck, ma ei ole hetkel kõige paremas vormis, ma tean, see tüüp seal on palju parem, kui ta oleks minu asemel, siis sellel tüübil, kes seal Riigikogus on, kes tunneb, et ta on natuke nõrk, temal on isiklik kasum sellest, kui ta saaks parema tüübi sinna sisse panna. Sest see, kes iganes riiki juhivad, seal peaks olema reaalselt ainult visionäärid, kõige retsimad tüübid ja see peaks olema nagu, mis asi see on see, vaata see igavene ratas, mis käib nagu kellavärk, vaata see Perpetuum mobile. Jah, ta peaks siuke asi olema niimoodi, et see saab minna ainult paremaks. Ja sellega loomulikult on ka see, et kõik info on laual, me ei manipuleeri infoga, me ei tsenseeri, eks ju, me ei suukorvista, me ei kustuta kontos, eks ju. Aga see on siuke, mina ei tea, minu meelest on niivõrd lihtne seda teha, aga ma ei näe huvi nagu massides seda. Et ma saan aru, et siin mõned mõtlevad samamoodi, aga ütleme masside tasandil täiesti null, enamus võitlevad selle nimel, isegi, ma ütlen, kui isegi siin need mingid maikalamused võitlevad selle ees, et viirused on olemas, eks ju, et kuhu me jõuame? Merle ütleb, arstide meelest ju kõrvalnähud puuduvad. Rea Raus ütles, et Rospu oli Vikerraadios just teatanud, et EU riigis on inimene, kes on teinud 200 süsti ja on täiesti terve. Ehk kõik on tohutu ohutu. Sooviks, et ta siis meile demonstreeriks. No meil on ka üks sõber, kellel on peaaegu 50 erinevat vaktsiini tehtud, siis erinevat süsti, et selles mõttes osad on korduvad. Et jaa, ikka on selliseid inimesi. Jaa, me võiks Rospu panna jah, sinna paneks korraga 100 süsti sisse talle. Vaatame, kuidas talle meeldib. Aivo ütleb, need Tõnumaa poolt palju kiidetud seenad ja muu sodi on ju ka antidepressandid. Kas sa ei saa ilma hakkama või? Me just rääkisime sellest, et need kutsuvad esile sinu teadvuse seisundi muutumise. Ja nad ei tekita mitte mingit sõltuvust. Null. Ja nad aitavad näha asja uue nurga alt. Sa ei pea selle jaoks olema depressioonis, et sa soovid saada lahendusi. Kui sa näed, et maailmas on probleeme, siis selleks, et lahendusi saada, sa ei saa neid sama koha pealt, kus su teadvus praegu on. Sul on vaja muutunud teadvuse seisundit või mingisuguseid uusi mõtteid või suhelda inimestega, kes mõtlevad teisiti kui sina. Sellist abi teevad siis need palju kiidetud antidepressandid. Jaa, kes meil on, vaata Steve Jobs kiitis seeni, kes see oli? Kui sa lähed mis iganes suurte ettevõtjate või mõttetarkade seltskonda, siis väga paljud neist on kas või korra elus kasutanud selliseid asju, saanud mingisuguse hea idee. Nii, Ants kirjutab, tõmbasin väikese kritselduse sõnumitesse, aga jagada ei tohi, sest olen ise puruloll tarkade idiootide keskel. Jess, meile nii meeldivad need salajased sõnumid, mida jagada ei tohi. Aitäh! Siiri ütleb tuubeldagu. Et 400 süsti teha. Jah, no kes oli sellise Marje Oona, kes ükskord ERR-il andis kommentaari, ütles, et teoreetiliselt inimkeha on võimeline taluma 100 000 vaktsiinisüsti. Aga siis ütles, et tegelikult kuna see süste koht võib reageerida, et siis ju neid päriselt ei saa teha, aga teoreetiliselt. Ei, aga see oli tervetes kohti teha süsti. Ja. Okei. Vist siis on kõik või? Jah. Tänan, et vaatasite. Mõlemad täname, et vaatasite.
ilus kevad, varsti on just suvi või? -hmm. Muidugi see, et olge nagu mureta, et see, et ilm on jahe, et varsti, kui see automaks tuleb ja kõik need kliimamaksud, CO2 maksud, siis me saame selle korda, siis jah, ma olen väga põnevil kõigi nende maksude osas nagu. Ja kui sa tunned huvi selle vastu, et kuidas saab siis mitte tunda hirmu või mitte sõltuda hirmuudistest, siis oled oodatud osa võtma Telegrami väljakutsest, mis algas see nädal. Sul on veel võimalus liituda, sest meie esimene Zoom on alles homme. Ning kui sa jagad seda saadet oma Facebooki ajajoonel, siis sul on võimalus võita terve kast lumiorava poolt välja pandud magneesiumi vett klaaspudelis. Kusjuures klaaspudelis maitseb see paremini. Aga okei, suur tänu ja varsti jälle, tšau! Ja, tšau!